Oi, jõudu, lihavürst! Tead, ma tahtsin juba öelda sulle, nii tore, et sa selle terminali tankla siia ikka said. Nii ma käisin ennem Kambjas kogu aeg või Elvas seda toomas. Nüüd tulen, lükkan sisse ja tuleb. No praegu ei tule, aga hiljem tuleb. Hea, et saame abiks olla. Jaa, aga kuule, räägi, mis sul siin toimub? Vaatasin rahvas ümber ringi ja... No, suve Kellamehe pargi avamine. Kellamehe pargi avamine siin samas? Täpselt maja taga, tulge edasi. Oi, näita mulle ka, mulle pargid väga meeldivad. Kallis püha vaim, täname sind, et oled andnud Nõo valla valitsusele, ettevõtetele ja kogudusele koosmeele, et on sündinud uus vabaaja kompleks kõigile Nõo inimestele ja külalistele. Õnnista elu siin Nõo kihelkonnas, Nõo rahvast, vallajuhte, ettevõtteid ja kõiki inimesi, kes armastavad seda kanti ja soovivad selle teha paremaks elupaigaks. Alates avamise päevast peale sai selgeks, et siia ümbruskonda võiks tulla midagi enamat kui meie tankla. Vaatasime kohe, et maja taga on siuke võsastunud ala, et võsastunud alast võiks saada kena park. Ja sellel aastal juba liitus meiega ka Nõo lihavürst, kes siis otsustas siia oma lihapoe rajada. Et juba 2 nädala pärast on ka tankla juures võimalik värsket liha hankida. Siin, kus me praegu oleme, asus siis selline vana maha jäänud maja, kus tõesti vanasti omal ajal oli elanud üks kellamees ja siit tekkis selline mõte, et võiks seda siis nagu kuidagi paremini jäädvustada ja vastu vaatab meil siis täna hulk kive, mis on tegelikult siit samast kirikumaade pealt pärit ja see on säetud sellisena, et siin lapsed võiksid ronida, mängida ja see sama puu, mis siit on maha võetud, see on umbes 150-aastane vaher, see on maha võetud Nõo kiriku aiast ja see on pandud siia välja, et lapsed võiks siin mängida ja turnida ja ühisnimetajana võiks seda nimeta siis Nõo laste mängu- ja seiklusrada. Mina olen nüüd siin pikemat aega siin Kellamehe pargis ringi käinud ja vaatanud, et siin on mingisugused huvitavad atraktsioonid, pildid on puude peal ja et mis siin täpselt toimub? No siin on niimoodi, et meie Nõo kunstistuudiole tehti ettepanek, et kas me tahaksime värvi tuua siia toredasse parki ja siis me otsustasime, et tahame teha siia sellised putukad ja teised loomad. Ja käisime joonistamas siin 2 päeva tervelt. 2 päeva joonistasite ja kui palju neid joonistusi siin kokku on? Oi, siin on neid palju, iga nurga taga, siin on neid rohkem ja tagapool on ka neid veel. Käesoleval aastal me toodame ligikaudu 600 tonni erinevaid grilltooteid selleks hooajaks, et alustades toorvorstidest, lõpetades lõkkide ja ribideni välja. Aegade algusest saadik võime öelda, et üha rohkem kasvavad linnuliha tootted tarbimine, näiteks nagu kanasest lõkkid, kanatoorvorstid ja kanasteegid. Et nendele oleme siis see aasta rohkem rõhku pannud kui varasemalt. Samas eestlane on läbi aegade armastanud sealiha süüa, et sealiha moodustab ikkagi kogu meie portfellist peaaegu 70%. Vajaduse uue turismiinfokaardi järele tingis peaasjalikult asjaolu, et 1. jaanuarist 2018 on Tartu maakond muutunud piirides ja selle muutuse põhjuseks on tol ajal toimunud haldusreform, mis andis Tartumaale, ütleme niimoodi, et üsna arvestatavalt suurus juurde. Et jah, tuleb küll nentida, et väike osa Tartumaast läks ka Põlvamaa külge, aga tegelikkuses on lisandunud meile uued piirkonnad. Aakre, Palupera, Hellenurme piirkonna näol on lisandunud ülesse nurka terve Palavald, on juurde tulnud Tabivere, Pataste, Magdalena piirkond. Ja nagu ma ütlesin, et ära on läinud siis endine Meeksivald. Ja loodan, et see kaart on pilkupüüdev, kas või läbi siia juurde lisatud nende fotode, mis ilmestavad 12 Tartumaal asuvat või Tartumaal toimuvat sündmust, et Alatskivi lossist kuni Tartu maratoni Kuubiku sarjani, et jah, seda lumist pilti me viimasel ajal ei ole võib-olla väga tihti näinud, aga me siiski usume, et Eestis on jätkuvalt 4 aasta aega. Me oleme siia pannud Nõo valla 9 sellist esimesel hetkel
olulisemat objekti. Eks me neid pilte hakkame vastavalt nende ära pleekimisele siin vahetama. Järgmine kord saavad siin olema mingisugused muud pildid, aga täna on siin üleval jah, meie need olulised vaatamisväärsused, mida me sooviksime võib-olla siia kanti sattuvale inimesele tutvustada ja innustada neid taaskord neid samu QR-koode kasutades avastama ja neid lähemalt tundma õppida, et olgu selleks siis maaliline vaade, mis avaneb Nõo Püha Laurentiuse kiriku tornist, kui kokkuleppel kirikurahvaga sinna pääseb või saada teada, mis toimub Vapramäe Vellavere Vitipalu matkaradadel, mis võimalused on Nõo muusikakoolis või kuna ja kuidas on võimalik näha ajalooliselt väga korralikult taastatud uhkeid mootorrattaid.